3. märtsi hommik on kätte jõudnud ja kell on 5:19. Natuks aja pärast peaks jõudma Argo siia Peugeot 508-ga ja niimoodi me oma seda ökokappi alustamegi ja see siis peaks nüüd paari päeva pärast viima meid välja Genfi autonäitusele. Aga vaatame, mis saab. Praegu on igal juhul ilm teinud siukse lükke, et on hakanud kõvasti lund sadama, mis meie ökosõiduplaane natukene pärsib, sellepärast et vähemalt siis, kui meil mõte oli ilm ilus ja tõenäoliselt mõned head liitrid lähevad nüüd selle paksu lumenahka. Aga mine tea, vaatame. Ökosõitu enam ei soosi. Kurat, hommikul ärgates oli täitsa üllatus, jah. Läks tükk aega, et ennast välja kaevata üleüldse kodust. Aga loodame, et läheb paremaks. Praegu -8, selles mõttes väga hull ei ole. Ei, külma poolest ei ole, aga lihtsalt on öö läbi lund sadanud ja tuleb praegu kogu aeg juurde. Et ma usun, lõuna pool läheb see asi paremaks, et võib-olla ei ole seda lund nii palju. Me peaks tegelikult kokku leppima mingisugused tingimused ka, kuidas me sõidame, mis kiirustega. Ma arvan, et ma vaatasin seda GPS-i järgi, et see valetab umbes 5 kilomeetrit, see spidomeeter. Ehk siis ma usun, et kui panna siukene kruiskontrolli peale 100, siis 95 on täiesti mõistlik kiirus, millega peaks olema ohutu sõita, peaks olema ökonoomne sõita ja peaks olema ka seaduses ilma valge ees nagu suhteliselt puhta südametunnistusega. Varem või hiljem me satume niikuinii mingisuguse kiirtee peale, mis me sellega teeme. Siis sõidame kiiremini. Otsustame käigu pealt. Ei tea veel. Mingid erilist plaane ei ole, et kindlasti 90-ga peab mööda kiirteed sõitma. Ma arvan, et plaan on see, et me kindlasti ei sõida 90-ga kiirtee pealt. Edasi ma ei oska öelda veel. Muidu me jäämegi siia tee peale. Homme õhtuks me peame olema ju Genfis. Või seal lähedal õigemini, et teisipäeval minna kohe. Jah, ma tean seda, et me peame teisipäeva hommikul kell 8 olema näitusel mingisugusel pressikonverentsil, aga kohale jõudmise aeg ei ole nagu otseselt määratud. Statistika mõttes olgu öeldud, et hakkame varsti jõudma Pärnusse ja praegusel hetkel oleme saanud keskmiseks kütusekuluks selle samba lume ja ilmaga 4,6 liitrit 100-le. Ja tegelikult see on minu mõttes üsna hea tulemus, sest auto oli täiesti tutikas, et kui me selle kätte saime, oli see 4 kilomeetrit läbi sõitnud. Aga varsti ehk saab see lumiga otsa ja siis me hakkame äkki mingisuguseid natuke väiksemaid numbreid ka siin nägema, aga vaatame. Samas jälle tõuseb liiklustihedus ka ja ei tea, vaatame, mis tuleb. Just helistas Toomas Vabamäe telefoni pealt. Nad on meist oma, ma arvan, üks 5-60 kilomeetrit maas. Nad küll hakkasid ka vist vähe hiljem sõitma või kes seda alla aeguskellaga täpselt teab, aga neil on kütusekulu väiksem kui meil. Eks nad sellepärast teevadki vist maas ka olema, et seda aeglasemalt. Meil on 4,4 ikka välja. Meil on praegu ikka veel 4,4 ja hirmus küljetuul on vahepeal, et see paneb liiter 2 paneb kohe juurde kütusekuluna. Aga neil olevat 4,1, et ma ei tea, eks nad ole sõitnud mingi rekka tuules ilmselt. Ühesõnaga meie plaan on see, et me peame õhtuks või ööseks välja jõudma kuskile Poznani taha, seal on meil hotell ja Tallinnast on sinna natukene rohkem kui 1200 kilomeetrit. GPS ütles meile selle peale, et õhtu mingisuguseks 8 olete kohal. Me ise pakkusime 10, aga kuna Vabamäe ja Muugi tiim on nüüd teinud keskmiseks kuluks oluliselt parema tulemuse kui meil on, siis me miitsitame ise ka siin ühe rekka taga nüüd ja loodame seda natukene allapoole saada ja sõidame veits aeglasemaks või aeglasemalt. Aga vaatame, selle päeva jooksul tahaks kindlasti sinna kohale jõuda, sest tegelikult homme hommikul on jälle vara start ja homme tuleb veel raskem tööpäev kui see on, sest me peame enam-vähem sinna Genfi kanti või vähemalt selle hotelli juurde välja jõudma, kuhu me siis ööseks jääme. Aga nagu ikka,
vaatame, mis saab, et praegu see miitsitamine iseenesest annab meile päris head tulemust, et meil siin kõigub see mingisugust 1,7 kuni 2,7 see keskmine kulu olenevalt tee ja ilmastiku tingimustest. Aga vähemalt see suur tuul ja lumetorm on praeguseks hetkeks otsa saanud. Sa oled üsna mitu korda seal autonäitus on käinud nagu Genfis? Ma olen käinud seal kokku vist suisa 3 korda. Aga kuidas see elu on seal? See on mingisugune meeletu suur messihall, mida kannatab paari päevaga läbi trampida või kuidas see territoriaalselt on? Tegelikult on Genfi näitus on Euroopas toimuvatest kõige siuke kompaktsem, et seal sisuliselt autod jagunevad ainult 2 messihalli, mille jõuab inimene vabalt 1 päevaga läbi käia, ma arvan isegi poole päevaga. Ja seal on küll väljapanekut veel, aga see koosneb juba siis mingitest lisaseadmetest ja garaažiseadmetest ja muudest asjadest, aga autosid on ainult 2 halli, et hästi kompaktne. Genfiga on veel autonäituste osas on see oluline, et kuna Genf on Šveitsis ja Šveits ei ole ise autotootja, kui jätta kõrvale siuke firma nagu Rinspeed, kes teeb aeg-ajalt siukse huvitavaid autosid, siis seal antakse võrdselt enam-vähem ruumi kõikidele autofirmadele, on nad siis Saksa või Prantsuse või Itaalia või Jaapani. Et muidu on need ülejäänud, ütleme, suured näitused Pariis ja Frankfurt ja need on nagu väheke paigast ära, et Frankfurdis on sakslased hästi suurel väljapanekul ja Pariisis on jälle Prantsuse autodele nagu eraldatud rohkem ruumi, et selles mõttes on Šveitsis nagu kõigil on natukene ruumi, et kõik saavad ainult oma olulised asjad välja panna, et üleliia palju pole kellelgi. Kell on saanud vahepeal 5. Me oleme umbes 55 kilomeetri kaugusel Varssavist ja pika miitsitamise tulemusena me oleme saanud oma kütusekulu natuke paremaks, mis nüüd on 4,3 endise 4,4 asemel ja Argo siin kõrval leiutab kogu aeg mingeid uusi süsteeme ja jõhker tootearendus käib, kuidas ökonoomsemalt sõita, et enam ei puutu pedaale üldse, vaid näpib ainult kiiruse hoidikut ja kui vaja siis vahetab käsitsi automaadi asemel neid käike. Aga see on meid viinud natukene paremasse seisu, kui me enne olime. Aga selle suure miitsitamise käigus ta tõenäoliselt on nii hasarti läinud, et mind enam ei lastagi rooli. Ja tegelikult arvatavasti õieti teeb, sest minu kiirem sõit võib-olla rikub jälle selle meie ilusa keskmise ära. Ja siis on tal vaja veel kauem aega seal roolis olla, et see kõik ilusti tagasi sõita. Aga mõnda aega ei ole nüüd olnud Muugist ja Vabamest ka midagi kuulda. Viimati olid nad oma 4,1 kuskil pea 100 kilti meist tagapool või natuke vähem. Aga eks selleks ajaks, kui me sinna hotelli kohale jõuame, küll selleks ajaks selge on palju neil see tulemus on. Loodame, et nad käisid vahepeal söömas ja unustasid näiteks auto mootori tööle. Ja täna on tegelikult sellest sõidus kõige rohkem välja tulnud see, et küljetuul mõjutab sellise keretüübiga autot ikka hästi palju. Et kui autod on tänapäeval esiotsast on aetud hästi voolujooneliseks, siis külje pealt on ta ikkagi siuke purje efektiga ja siin vahepeal oli siuke peaaegu tormile lähenev tuul. Ja see pani siuke liiter kuni 2 pani kütusekulule kohe otsa. Ja praegu oleme sõitnud mööda kiirteed ja hea on vaadata, mismoodi, kui rekkale järele sõidad, siis kütusekulu kukub umbes liitri. Et see ei ole hetkekulu on ju mitte keskmine. Ja see on hetkekulu. Joo, see kukub see keskmine ka, kui sa piisavalt pikka aega sõidaksid rekka järel, aga seal muidugi on omad ohud, et ma võib-olla kõikidele ei soovitaks rekka järel sõita, et sealt tuleb parasjagu siukest liiva ja kivikesi sealt ratast alt ja peale selle autod võivad ees ka pidurdada, et see, kui sa 100 meetrit vahet jätad, siis pole nagu sellest eriti kasu, et sa pead suhteliselt lähedal ikkagi sõitma. Nii et ärge seda kodus järele proovige. Seitseteist tundi hiljem jõudsime nüüd siia Poznani juurde ja läbitud on tänaseks 1300 kilomeetrit, paar kilomeetrit siia-sinna. Ja me suutsime siis keskmiseks kuluks välja sõita 4,1 liitrit 100-le, mis on iseenesest hea tulemus. Võistkonnal Vabamäe Muuk on natukene parem tulemus, neil oli minu meelest 3,9, aga nad ei ole siia jõudnud veel ja nad jõuavad siia mingisuguse 2-3 tunni pärast alles.
aga neil on hea lihtne sõita ka, sest seal kuskil taga sõidavad nad meie tuules ja mis seal viga sellist mõnusat läbisõitu või seda keskmist kulu siis korjata. Paraku saime siin maja ees kokku lätlaste esimese ekipaasiga ja nemad on suutnud keskmiseks sõita 3,2 liitrit 100-le, mis on täiesti käsitlematu number ja seda me ei saa mitte kunagi kätte, nii et edasi võtame veel rahulikumalt ja sõidame, sest tuli välja, et siin on ka väiksed auhinnad, Peugeot jalgrattad, aga neid me Argoga ei saa ja Argol pole vaja ka ja mis mulgi üle jääb, kui tal vaja ei ole, siis pole järelikult mul ka vaja. Et ega nüüd ei olegi, teeme kiire une ära, hommikul küll 7 söömine ja siis paneme kohe leekima jälle. Et homme tuleb jälle pikk päev ära sõita ja siis õhtuks jõuda sinna teisele poole Genfi, tegelikult Prantsusmaale. Mis koht see oli, kus see hotell oli? Annecy, võt siuksesse kohta. Ja siis üle oma hommikul siis saab juba messile ja siis vaatame, mida see mess endast kujutab. Aga praegu kaunist õhtut ja tööd. Meil läks väga hästi. Me alustasime tund aega lätlastest hiljem Riia juurest tulekut, aga me jõudsime nendega ühel ajal siia. Järelikult me sõitsime kiiremini kui nemad. Lätlastel on midagi viga, nad ei oska sõita või? Ma arvan, et nad on auhinna peal väljas. Aga ei, muidu on kõik korras. Auto töötab ja ilm on ilus ja me paneme lippu kokku ja ma ei tea, kuivõrd see hommikune rituaal on, aga mingil ajahetkel me peame lipu heiskama, pilti tegema sellest auto kõrval ja siis edasi sõitma või kui sa oled õhtul pildi ära teinud, siis magama minema. Meie õhtul ei viitsinud, me otsustasime kasutada õhtut ja ööd selleks, et välja puhata ennast korralikult, mis tähendab, et me oleme nüüdseks 8 tundi maganud. Värsked, puhand, heiskame lippu, teeme pildi ja sõidame edasi. Vallele poole läksin. Genfis näeme rais. Neljas märts ja kell on saanud 10:43 ja me vahetasime Argoga nüüd sõidukohad ära ja ma läks juhtima, hakkas siin kõrval juba niimoodi kipitama ja nihelema, et ma lasin ta rooli. Ja tänane päeva plaan on siis selline, et me peame õhtuks välja jõudma sellesse hotelli ja kuna me selgelt enam esikoha peale siin ei võistle, siis me muutsime natukene strateegiat ja oleme tõstnud liikumiskiirust ja sõidame nüüd enam-vähem niimoodi, nagu need märgid siin lubavad, et me mingit hullu ei pane, aga siuke 110-120 juurde ja tegelikult sellise hetkekulus väga suuri muutusi ei olegi. Meie keskmine hoiab ennast ikka sama koha peal, aga hetkekulu on võib-olla tõstnud ainult mingisugune poole liitri kanti või kuskile sinna, nii et tegelikult ei ole väga suurt vahet, missuguse kiirusega sinna sõita. Et loomulikult on siin lõike, kus võib sõita nii kiiresti, kui sul torust tuleb, aga seda me tegema ei hakka. Seda me proovime siis, kui me tagasi tuleme. Ja ega ei olegi. See hommiku startimise kohast jäi see järgmine ööbimine 1380 kilomeetri kaugusele, nii et ega meil tegelikult siin väga palju aega ei olegi, et see on ikkagi arvestatav vahemaa, mis tuleb ära läbida. Aga praegu sõidame, praegu on ilm ilus ja hakkab soojaks minema, väljas on 6 kraadi sooja ja moraal on kõrge. Jah, et tore on ökosõitu teha küll, aga kuna moraal eile õhtul kippus pisut langema tänu sellele, et lätlased said peaaegu liitri parema tulemuse kui meie, kuidagi meelitades, ma ei tea, 70 või mis iganes kiirusega nad siis sõitsid. Siis me Saksamaal jah tõepoolest otsustasime natuke kiirust tõsta, et sulanduda üldisesse liiklusvoolu sõidame nüüd speedomeetri järgi 120-ga. GPS küll väidab 5 kilomeetrit väiksemat kiirust, aga see selleks. Ja läks palju lõbusamaks. Liikume kiiremini edasi, ükski rekkamist enam mööda ei sõida, meie sõidame rekkadest mööda pidevalt. Kilomeetrid vähenevad, lootus on veel täna õhtu kohale jõuda.
tegelikult on täitsa hämmastav, et see kütusekulu nii väga ei tõusegi, et seal on mingi väga väike maht. Jah, et siin kiirtee peal ei taju seda väga täpselt ära, kas sa nüüd lähed alla mäge või natukene üles mäge, aga praegu jah, ma julgen küll ütelda, et see võib-olla mõne kümnendiku on see kiiruse muudatus mõjunud, et eks auto muidugi saab sissesõitu ka kogu aeg juurde, kilomeetrit koguneb, et eks võib-olla see mootor töötab paremini sisse ja tänu sellele ka see kütusekulu tegelikult kokkuvõttes ikkagi väheneb, aga igal praegu on see vahe väga väike võrreldes eilse päevaga. Statistikat veel. Poolas oli üllatavalt mõnus sõita. Varssavis ja Berliini poole on suur kiirtee ja kütta ainult. Ja tegelikult oli see suhteliselt odav, sellepärast et meil läks vist 18 € ainult selle teemaksu peale, mis tegelikult sellise maa läbimise kohta ei ole sugugi palju. Ja ega seal muud ei olegi, kui Varssavisse välja jõuad, siis seal paned kruisi peale ja niisama lihtsasti siia Saksamaale jõuadki. Ja siin loomulikult jätkub see kiirtee rada täpselt samamoodi. Mina küll ei ole selles osas nõus, et 18 € selle natukene alla 300 kilomeetri eest väga odav on, et kui see võtta kilomeetri hinna peale nagu välja arvestada, siis see tuleb üsna suur summa iseenesest. Nüüd tahtis buss meile valuvõtet praegu teha. Läks eest ära uuesti. Aga loomulikult on alternatiiv on nagu see, et sa võid sõita mööda väiksemaid teid ja kaotada ajas hästi palju, et ta on mugav kahtlemata. Aga 18 €, 280-290 kilomeetrit, raske öelda, 18 € on suur raha. Kell on saanud 7 läbi ja 7 minutit ja me oleme jõudnud Saksa ja Sveitsi piiri peale kohe siin natukese aja pärast on linn nimega Basel. Ja selleks, et sinna sisse sõita, me peame ostma selle teemaksu pileti, mille nimi oli mingi V-tähega, aga see mul praegu meelde ei jäänud ja Argo läks seda ostma. Ja päev on iseenesest möödunud rahulikult, me oleme 120-ga terve selle Saksamaa läbi tulistanud ja selle ajaga on meie keskmine kütuse kulu kasvanud ainult 0,1 liitrit 100-le. Et me oleme praegu siis 4,2 peal ja minu meelest on see täiesti suurepärane tulemus võrreldes sellega, mis me eile tegime. Noh, kuhu pargime? Pargime kuhugi sinnapoole. Tütarlaps administraator ei räägi väga head inglise keelt, sest räägib ta väga head prantsuse keelt, mida mina üldse ei oska. Aga ta seletas mulle 10 meetrit sinnapoole, nii et lähme otsime. Et oleme lõpuks Annecy's kohal, hotelli juures. Ja kompuuter ütleb, et me oleme sõitnud 2744 kilomeetrit, keskmise kütuse kuluga 4,2 liitrit 100-le ja keskmise kiirusega 91 kilomeetrit tunnid. Ja kui arvestada seda, et meil täna hommikul alustades oli keskmine kütusekulu 4,1, siis on tänase päevaga tulnud juurde 0,1 liitrit 100 kilomeetri kohta. Me oleme sõitnud ligi 1400 kilti täna, kogu aeg 120-ga. Ütlemata hea tulemus, minu meelest. Aasta pirn on muidugi see, et mina suures reisituhinas ei tulnud selle peale, et oleks pidanud ennast sinna messile akrediteerima. Ja tõenäoliselt olen mina ainukene mees, kes homme sinna messile lihtsalt ukse taha jääb, sellepärast, et mind tõenäoliselt ei lasta sinna sisse. Ja üks asi, mis on kindel, on see, et kui ma isegi lähen sinna akrediteerimist tegema koha peale, siis seal on veel umbes 2000 minusugust inimest, kes on selle lihtsalt ära unustanud või ei ole selle peale õigel hetkel tulnud. Aga kuulsad viimased sõnad, vaata, mis saab. Ma küll hea meelega tahaks minna sinna messile, sellepärast, et pole kunagi käinud ja seal on kindlasti palju huvitavaid asju, mida vaadata ja näidata.